Peaaegu 18 kuu jooksul, alates 2025 aasta algusest kuni 2026 aasta juunini, võib väita, et sõda Ukrainas oli veel Venemaa kasuks. Jah, see oli aeglane. Ja igal nädalal olid peamised uudised sellest, et kuskil vallutati mõni küla ja kusagil mujal võeti metsatukk. Lõppude lõpuks aeglustus Venemaa märkimisväärselt selles, kui palju territooriumi ta iga nädal hõivas. Ja siiski, need aeglased edasiliikumised kuude kaupa kogunesid. Väikesed, peaaegu märkamatud edusammud kuhjusid üksteise otsa ja joonkaardil hakkas kõverduma. See oligi sõda. Venemaa surus peale. Ukraina valas verd, et seda aeglustada ja rinne nihkus lääne poole. Siis juhtus midagi. 2026 aasta märtsis puhas edasiminek lihtsalt peatus. Ja mitte selles mõttes, et see aeglustus roomamise tasemele, mida olime varem näinud, vaid tegelikult hakkas taganema. Venemaa jätkas mõnes sektoris edasiliikumist, kuid Ukraina võttis selle teistes rohkem kui tagasi. Numbrid, sõltuvalt sellest, millist kaarti sa usaldad, räägivad oma loo. See ulatul märtsis Ukraina kasuks mõnest ettevaatlikust paarikümnest ruutkilomeetrist, aprillis juba üle 100 ja mais veelgi suurema arvuni. Selleni, et me räägime peamiselt sellest, kui palju Ukraina tagasi surub. Esimene on ilmne, see on sõjavägi ise. Me räägime meestest, masinatest, kütusest, laskemoonast, füüsilisest võimest jätkuvalt armeed lahingusse saata. Teine on vähem ilmne, kuid sama oluline. Kremlil hakkavad usutavad lood otsa saama. 18 kuu jooksul oli igale tagasilöögile kohe olemas seletus. Sõda kulges endiselt plaanipäraselt ning Venemaa majandus, kuigi jäi alla optimistlikele prognoosidele, kasvas tehniliselt siiski edasi ja suutis vaatamata ränkadele sanktsioonidele sõjategevust jätkata. Suurema osa 2025 aastast väitis Venemaa, et Ukraina kaotab üha rohkem, kuigi tegelikult olid Venemaa enda edusammud tühised ja ta pidi järjest enam oma reserve kasutama. Aastal 2026 näeme hetke, mil nii materiaalsed reservid kui ka propaganda hakkavad üheaegselt nõrkust ilmutama. Paak saab tühjaks ja samamoodi ka vabandus selle kohta, miks paak tühi on. Üks peamine asi, mida meeles pidada, on see, et kogu teave, mis meil 2026 aasta alguse kohta on, pärineb erinevatest allikatest ja võib olla kallutatud Ukraina kasuks. Avalikud jälgimisplatvormid ei ole ulatuses ühel meelel ja kõige kitsamatel hinnangutel ei olda isegi suuna osas eriti nõus. Kuid Venemaa kogu meetod on siiski suruda välja ja seejärel kiiresti tuua täiendusi, et positsioone kindlustada. Kui Ukraina vallutab tagasi neid kohti, kuhu Venemaa üritab sisse tungida, kiiremini kui Venemaa suudab sinna täiendusi tuua, siis Vene pealetung ebaõnnestub juba oma enda tingimustel. Pole tähtis, kuidas Vene meedia seda kontrollitavat territooriumi nimetab. Pealetung ei saavuta oma eesmärki ja pool, kes pidi kaitsma, on see, kes määrab tempo. Märtsis oleks võinud silmi kissitades seda hooajaliseks nimetada. Kui jõuad mainumbriteni, on hooajaline lugu otsa saanud, mis ongi täpselt see, kust meie alustame. Esimene tegur on ilm. Niiskus, vihm, lumi, sulav jää, need võivad olla raskete sõidukite liikumisel surmavad. Ja isegi sõjas, mida iseloomustavad droonid ja väikesed sissetungimeeskonnad, on soomukid endiselt olulised ning kõiki, olgu nad droonioperaatorid või mitte, tuleb varustada. Möödunud talv oli külmem ja niiskem kui eelmine aasta, mis tähendas palju rohkem lund. Märtsiks oli see lumi sulanud ja see tekitas tõeliselt ränga porihooaja, mis muutis Ukraina ja Venemaa kruusateed pigem supiks. Nii jäi pealetung toppama. Venemaa võidukäik siin seisnes selles, et süüdistati ilma. Keegi ei teinud halb otsuseid, väidetakse. Lihtsalt maa muutus pehmeks, hoolimata sellest, et just Venemaa oli eelmisel aastal edasitungi tempo määranud. Aga siis peame vaatama vastuolusid. Poriteooria viitab külmunud, seisma jäänud rindele, mitte Ukraina edasitungile. Kui see oleks kogu lugu, siis võiks eeldada, et mõlemad armeed on paigal kinni, kirudes võrdselt ilma. Lõppude lõpuks on mõlemal riigil tehniliselt olnud aastakümneid väljaõpet sarnasel maastikul, sest kliima Ukraina ja Venemaa edelaosas on praktiliselt sama. Nii et ilm mängib tõesti rolli ja aitab Venemaa edenemist pidurdada, kuid see on esimene näide mustrist, mida võib ikka ja jälle näha. Mugava, Kremlile sobiva seletusega, mis põhjendab, miks Venemaa peatus, kuid jätab silmatorkavalt seletamata, miks Venemaa nüüd maad kaotab. Teine tegur on metsaserv, mis on üldiselt üks kaunimaid vaateid riigis. Lõputud kuldsed põllud, tohutu sinise taeva all. See on sisuliselt Ukraina lipu inspiratsiooniks ning näitab Ukraina rolli suure nisuvilja ja teravilja tootja ning eksportijana. Aga vaadake nende põldude servadesse ja te näete puude ridu. Tehniline termin selle kohta on tuulekaitseriba. Need on olemas sellepärast, et ilma nendeta viib tuul viljaka pinnase minema ja Ukraina lakkab olemast Euroopa viljaait.
Need samad tuulekaitseribad pakuvad suurepärast varju edasiliikuvatele jalaväelastele, kes püüavad end peita õhus lendavate droonide eest. Teatud mõttes on see 1930. aastate mullakaitseprogramm tegelikult aidanud Vene rünnakurühmadel märkamatult edasi liikuda. Kuid isegi 2024 aastal hakkas Ukraina kasutama tuld, varustades droonid improviseeritud leekheitjatega, et põletada tuulekaitseribasid ja paljastada Vene positsioonid. Kuigi pole selge, kui ulatuslikud on Ukraina jõupingutused varjevahendite eemaldamiseks, 2026 aastal võib isegi väike ulatus sellest olla piisav, et võtta Venemaalt üks väheseid eeliseid tihedalt asustatud kohtade vahel liikumisel. Ja isegi siin on üks aspekt, kus Vene viivitus ei tundu loogiline. Põlenud puuderivid peaksid takistama Vene jalaväe liikumist, kuid samas muudab see ka Ukraina jaoks raskemaks sama ala läbimise, sest varjevahendid töötavad mõlemas suunas. See viib meid kolmanda tegurini, mille puhul tempo tegelikult muutus. Internetiühendus ja Starlink. Nüüd kasutasid Vene väed oma rindejoone sidepidamiseks salakaubana sisse toodud ja kätte saadud Starlinki terminale, mis kasutavad seda sama satelliitinternetti, mis on hoidnud Ukrainat ühenduses alates 2022 aastast. Venemaal ei pidanud neid terminale kunagi olema, sest SpaceX ei müü neid Venemaale, kuid 2026 aasta veebruari alguses see muutus. Pärast läbirääkimisi Elon Muski ja Ukraina äsja ametisse nimetatud kaitseministri Mihhailo Fjodorovi vahel astus SpaceX samme, et lõpetada Venemaa volitamata ligipääs. Ukraina esitas oma terminalide valge nimekirja, samal ajal kui kõik muu okupeeritud aladel lülitati välja. Musk teatas oma iseloomulikul moel, et Venemaa volitamata kasutamise peatamiseks astutud sammud näivad olevat toiminud ning küsis avalikult, kas on vaja veel midagi teha. Mõju oli kohene. Ja just siin muutub propagandaliin teravaks. Ukraina ametnikud teatasid, et rünnakud peatusid peaaegu üleöö ning Euroopa poliitikaanalüüsi keskus väitis, et see võib kogu Venemaa sõjaväe side kokku kukutada. Ja ka Pentagon ise hindas hiljem, et Ukraina valutas pärast nende terminalide deaktiveerimist tagasi umbes 400 ruutkilomeetrit, mis tähistas Kiievi esimest tõelist edu alates 2023. aastast. Nüüd võrrelge seda ametliku Kremli seisukohaga, mille kohaselt pole Vene sõdurid Starlinki kunagi kasutanud ega võrgule ligi pääsenud. See väide polnud kunagi eriti usutav ja kohe, kui terminalid lakkasid töötamast ning rünnak seiskus, muutus see täiesti võimatuks. Sa ei saa samal ajal väita, et sinu armee ei sõltu sellest ja siis nähtavalt kokku kukkuda, kui see asi ära võetakse. Ja tagantjärele selgitus on Moskva jaoks peaaegu hullem kui algne probleem. Venemaa vastus on omamaine satelliidivõrk nimega Resvet, mis tähendab koitu. Varaste teadete kohaselt peaks see jõudma kommertskasutusse aastaks 2027. Aga probleem on arvutustes. Analüütikute sõnul vajab selline satelliitide konstellatsioon usaldusväärse võrguna toimimiseks vähemalt 250 satelliiti. 2026 aasta juuniks oli Resvetil orbiidil 16 satelliiti ja ühe neist kaotas ta isegi ära ning programm on juba oma ajakavast maas. Võrdluseks SpaceX haldab üle 10 000 satelliidi. Nii et Kremlist tulev kinnitus, et asendus on tulemas, annab tähtajaks ainult 2027 aasta. See tähendab, et eesliini väed seisavad silmitsi juhtimis- ja kontrolliprobleemidega kuni 2027 aastani ning isegi see on optimistlik prognoos. 4. tegur jõuab kohale peaaegu samal hetkel ja see on kahekordne löök, mille Venemaa üllataval kombel ise endale andis. Telegram. Umbes samal ajal, kui Starlinki terminalid lakkasid töötamast, asus Kremli internetitsensor Roskomnadzor piirama Telegrami funktsionaalsust. See oli poliitiline otsus, mitte sõjaline. Telegram on koht, kus venelased jagavad oma rahulolematust, kus rahulolematus levib ja isegi kus protestijad võiksid organiseeruda. Piiramine on riigi viis narratiivi kontrollimiseks platvormi juhtimise kaudu. Oli vaid üks väike probleem. Ka Vene väed korraldasid oma koordineerimist Telegrammis. Nii et samal ajal, kui sissetungiv armee kaotas interneti, kaotas ta ka platvormi, millele paljud sõdurid suhtlemiseks toetusid. Selle asemel pakkus Venemaa oma valitsuse toetatud alternatiivi nimega Max. Kuigi seda hakati esialgu reklaamima 2025, aasta hilist suvel märgiti rakendus 2026 aastaks tõsiste turvaprobleemidega. See sundis valitsust kurssi muutma ja taas soovitama eesliinivägedele Telegrami kasutamist. Kuid 2026 aasta juunis ei ole endiselt üksmeelt selles, millist rakendust väed suhtlemiseks kasutama peaksid. Samas ei tööta Starlink ja selle asendus pole endiselt valmis. Siin lakkavad vägede kurnamine ja narratiiv olemast paralleelsed jooned ning hakkavad teineteist toitma. Mida halvemini lahinguväli paistab, seda rohkem kasvab rahulolematus tavaliste venelaste seas. Mida rohkem rahulolematus kasvab, seda suurem on Kremlil motivatsioon piirata platvorme, kus see rahulolematus avaldub.
Aga nende platvormide piiramine halvendab armee enda kommunikatsiooni, mis muudab lahinguvälja olukorra veelgi halvemaks ja tekitab veelgi rohkem rahulolematust. 5. tegur on see, kus asjad muutuvad tõeliselt huvitavaks, sest see viitab millelegi sügavamale kui lihtsalt heale õnnele. Rünnakud raudteede pihta. Selleks peame korraks rindelt tagasi astuma. Kogu teooria sellest, kuidas Venemaad võita, ei keskendu mitte kaevikuliinile, vaid varustusteele. Mis iganes tegelikult rindel ka ei toimuks, on ebaoluline, kui seal olevad väed ei saa kütust, mürske ega toitu. Tegelikult muudavad Vene edusammud rindel varustusprobleemi veelgi hullemaks, sest nüüd tuleb varusid veel kaugemale ettepoole toimetada. Seega tuleb lihtsalt armee nälga jätta ja lasta rindel iseenesest kokku variseda. Ukraina võime seda strateegiat rakendada on ajalooliselt olnud piiratud. Hävitava jõu projitseerimine 10 kilomeetrite kaugusele rindejoonest taha on ajalooliselt olnud suurriikide privileeg, mitte sissetungitud riigi oma. Ukraina on küll 4 aastat juhuslikult sügavale tagalasse lööke andnud, kuid need olid pigem üksikud juhtumid, mitte pidev kampaania. See ei pruugi enam tõsi olla ja see ongi siin tegelik uudis. Löökide tempo raudteedele, sõlmpunktidele ja logistikasõlmedele on viimastel kuudel järsult tõusnud. Kuidas Ukraina selle saavutada suutis, ei ole täielikult selge ja aus vastus on droonid, mille taga on palju teadmata asjaolusid. Üks usutav oletus on, et Ukraina vähendas Venemaa eelise fiiberoptilistes droonides, nendes segamistõrje ja juhtmega juhitavates droonides, mis olid võimaldanud Venemaal halli tsooni sügavustes domineerida. Selle eelise ümberpööramine võimaldas Ukraina süsteemidel jõuda palju kaugemale Vene kontrolli all olevasse territooriumile. Sõltumata sellest, milliseid mudeleid kasutatakse ja iga nädal näib ilmuvat uus, on Ukraina leidnud viisi, kuidas pidevalt hävingut sügavale rindejoone taha viia ning see hakkab ka rindel mõju avaldama. Tõtt-öelda on see ka kategooria, mida Kreml ei saa lihtsalt sõnadega peita, sest katkestatud raudteeliini ei saa varjata, kui rongid, mis peaksid seda kasutama, lihtsalt ei sõida. 6. tegur on selle loogika loomulik jätk, mis kulmineerub pikema ulatusega löökidega Venemaa sõjatööstusbaasi pihta. Takistuseks on siin alati olnud see, et relvatehased asuvad rindest kaugel, tugevdatud hoonetes õhutõrje taga. Nende tabamiseks on vaja midagi, mis lendab kaugele, kannab tõelist laengut ja peab teekonna vastu. 2 asja on muutunud. Esiteks on Vene õhutõrje juba pea aasta jooksul silmnähtavalt lagunenud. Ja teistis Ukraina luua linnu, mis suudab lennata piisavalt kaugele, et neid täielikult purustada. Sea-lind on Flamingo ehk FP5, mille ehitas Ukraina ettevõte Firepoint ja mis sai oma nime esimesel esitlusel olnud Flamingo roosa värvi järgi. Teadete kohaselt ei ole see modifitseeritud droon, vaid raske tiibrakett, mis kannab väidetavalt umbes 1150 kilogrammist lõhkepead kuni umbes 3000 kilomeetri kaugusele. See on suurusjärgu võrra võimsam kui pikamaadroonid ja minitiibraketid, millega Ukraina seni hakkama sai ja mis kandsid sageli vaid 10 kilogramme lõhkeainet. Kinnitatud Flamingo rünnakute sihtmärkide hulka kuuluvad juba Vodkinski masinatehas ja Venemaa raketi- ja suurtükiväe peavalitsuse suured arsenalid. Teisisõnu, just need sügavalt kindlustatud tehased ja laod, mis olid aasta tagasi veel kättesaamatud sihtmärgid. Raskem on täpselt hinnata tekitatud kahju ja mõju Venemaa tootmisele. Ja siin pöördub propagandaprobleem seekord Kremlile kasuks. Pommitatud tehas ei tekita dramaatilist tulepalli, mida naabrid filmiksid ja üles laeksid. Seetõttu on lahingukahjude hindamine tõepoolest keerulisem. Kui soovid rohkem teada Ukraina droonide, näiteks FP5 kohta, siis kindlasti telli sõjasaade. Me postitame iga päev videoid uutest arengutest ja igast uuest droonimudelist, mida Ukraina esitleb. Aga faktor 7 kipub tekitama palju tuld ja kaost. Me räägime Venemaa naftatööstusest, täpsemalt ekspordist, ja see on see teema, kus narratiiv on kõige rohkem Ukraina kasuks. Tuletame meelde, et see sõda on saanud Venemaa riigi suurimaks rahaliseks ettevõtmiseks pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist. Aastatel 2022 kuni 2026 on Venemaal olnud pidevalt rekordilised sõjalised eelarved, mis moodustavad 40% kogu riigi kulutustest ja see puudutab ainult avalikult tunnistatud rahastust. Seega võib väita, et kui Venemaa kaotab oma tulud ning võime maksta sõduritele ja toota mürske, võib ta sisuliselt sõjast loobuda, ilma seda otseselt kaotamata. Ja rünnakud naftarafineerimistehaste, ekspordisadamate ning varilaevastiku tankerite vastu tabavad seda tuluallikat otseselt. Ja ka Venemaa õhutõrje on nii halvas seisus, on see kampaania juba kuid töötanud ning olukord läheb Moskva jaoks ainult hullemaks. 2026 aasta aprillis ründas Ukraina Venemaa naftataristut vähemalt 21 korral ning Venemaa rafineerimistehaste tootmismaht langes madalaimale tasemele alates 2009. aasta detsembrist.
See oli 16 aasta madalaim tase, mille põhjustasid droonid. Vaatame, mida propagandamasiin sellega peale hakkas. Kütusetoodangu languse tõttu lõpetas Moskva 2024 aastal lihtsalt kütusetoodangu andmete avaldamise. Kui andmed eemaldada, kaob ka lugu. Välja arvatud see, et langus oli nii suur, et isegi Rostadi enda laiem indeks registreeris selle, kuna naftatoodete tootmine langes 1 kuuga üle 9% võrreldes eelmise aastaga ja siis tulid ekspordikeelud. Venemaa keelas esmalt bensiini ekspordi, seejärel lennukikütuse ekspordi, väidetavalt kodumaise varustatuse kaitsmiseks. Loe seda hoolikalt. Ekspordikeeld selleks, et tagada oma elanikkonnale kütuse olemasolu, on vaikne tunnistus just sellest puudusest, mida ametlikult eitatakse. Tavalistel aegadel ei kiirusta sa piirama seda, mida sul on külluses ja mida saad aktiivselt toota. Ja nafta hinnalangus viib otse 80 tegurini, sest raha ostab mehi. Väiksema tulu tõttu on Kreml sunnitud värbamist vähendama ning värbamine on selle võrrandi teine pool, mis otsustab selle sõja. Sõltumatu analüüs, mis põhineb Venemaa enda rahandusministeeriumi ja piirkondlike eelarvete andmetel, näitab, et värbamine langes selle aasta esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga umbes 20%, umbes 70 000 uue lepingulise sõdurini. Kuid Vene ametnikud, sealhulgas kaitseminister, on avalikult väitnud, et värbamine ületab plaanitud taseme. Ja samal perioodil on Venemaa piirkonnad vaikselt tõstnud liitumisboonuseid rekordkõrgele tasemele, keskmiselt umbes 1,5 miljoni rublani, mis on umbes $21 000. Kui värbamine oleks tõesti plaanist ees, ei oleks vaja pidevalt hinda tõsta. Boonus on see tõde, mida pressiteade välja ei ütle. Ametlik narratiiv paisub, samal ajal kui selle all olev stiimulistruktuur karjub vastupidist. Nüüd võrrelge seda kaotustega ja siin me oleme väga ettevaatlikud, sest kaotuste arvud pärinevad valdavalt Ukraina ja Ukrainaga seotud allikatest ning neid tuleks käsitleda väidete, mitte kinnitatud faktidena. Teatatud kaotustega, mis ulatuvad 2026 aasta alguseks üle 1,3 miljoni langenud või haavatud sõduri, kaotab Venemaa sõdureid kiiremini, kui suudab uusi värvata. 2026 aasta veebruaris hinnati kaotusteks 40 000 sõdurit, samas kui värbamine oli hinnanguliselt vaid 35 000. See on 12,5% puudujääk, mis on palju suurem, kui peaks olema jätkusuutlik riigi jaoks, kes väidab, et ta võidab sõda. Isegi kui konkreetseid numbreid kõrvale jätta, on põhiline loogika see, et ründaval armeel on vaja oluliselt rohkem tööjõudu kui kaitsjatel. Ja kui vaadata tööjõu numbreid, siis Venemaa alustas tegelikult ainult 190 000 Ukrainasse saadetud sõduriga. 2025 aastaks oli Venemaal Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul umbes 600 000 sõdurit rindel. Ja isegi siin on suur lahknevus, arvestades, et Zelenski väitis, et Ukrainal oli 880 000 rindele saadetud sõdurit. Nii et isegi 2025 aasta alguses kaotas Venemaa näiliselt selle inimressursi ülekaalu, mis tal oli, ja seejuures pole arvestatud veel tehnoloogilise arengu ja ligipääsu erinevusi. Kuid kogu 2025 aasta jooksul kaotas Venemaa rohkem sõdureid, kui suutis värvata. Enamik järjepidevaid hinnanguid viitab sellele, et kaotati 415 000 sõdurit, samas kui värbamise võrdlustase oli 409 000. Kuigi see on üsna tühine kaotus, lükkab see ümber igasuguse arusaama, et Venemaa kogub tegelikult Ukrainas rohkem vägesid ja võidab laiemat konflikti. Ja Ukraina kõige muljetavaldavamaid edusamme saab palju lihtsamini seletada tõelise õhu ülemvõimuga, sealhulgas droonide ülekaalu, süvalöökide ja side kokkuvarisemisega. See on Ukraina jaoks veelgi parem, kuna Kreml on viimased 4 aastat rääkinud, et rindel pole millegi pärast muretseda ja et Vene elanikkond ei tunne erioperatsiooni mõju. Aga kui Ukraina on suutnud saavutada teatava õhuülemvõimu ja samal ajal omab riigis ka arvuliselt suuremat väge, tähendab see, et Venemaa ebaõnnestub mõlemal rindel. Nüüd, kuhu see tegelikult viib? Kuigi maikuu numbrid ei ole muljetavaldavad, Ukraina suutis tagasi vallutada vaid umbes 220 ruutkilomeetrit, on siin oluline just ulatus ja kontekst. 2022 aasta septembris Harkivi vastupealetungi ajal vallutas Ukraina paari nädalaga tagasi umbes 6000 ruutkilomeetrit. Isegi 2023 aasta suvine vastupealetung, mida nüüd peetakse pettumuseks, tõi juunis juurde umbes 377 ruutkilomeetrit ja juulis 257, enne kui septembriks langes see alla 2 ruutkilomeetri. Kuid see pealetung on andnud Ukrainale aega. Esimene kasu on lihtne. Kui Venemaa peaks initsiatiivi tagasi saama, on neil palju raskem edasi liikuda kui varem. Aga on ka peenem ja huvitavam kasu. Tugev kaitseliin on nagu kindlustuspoliis ning kindlustus muudab käitumist. See võimaldab Ukrainal võtta rünnakul riske, mida nad muidu ei saaks endale lubada, sest rünnaku ebaõnnestumise tagajärjed ei ole enam katastroofilised.
See oli tegelikult üks vaikseid põhjuseid, miks 2023 aasta pealetung toppama jäi. Kiiev ei julgenud täielikult pühenduda, sest ebaõnnestumise korral polnud all eriti turvavõrku. Ja on veel üks viimane tagajärg, mida tasub kaaluda ning mis puudutab läbirääkimiste lauda. Püsiv Ukraina edu võib vähendada läbirääkimiste erinevust, mis on seda sõda pikalt venitanud. Venemaa ei saa usutavalt nõuda ülejäänud Donbassi, kui Venemaal pole sõjaliselt reaalselt võimalust ülejäänud Donbassi lahinguväljal vallutada. See omakorda muudab ebatõenäoliseks, et Ukraina-poolne Donbassi loovutamine võimaldaks Venemaal lihtsalt jõude koondada ja mõne aasta pärast konflikti jätkata. Kuid lõppkokkuvõttes ei pea Ukraina kogu oma territooriumi täielikult tagasi saama, sest Venemaa laguneb aeglaselt seestpoolt. Ja kui see jätkub, ei pruugi ta suuta seda enam kaua jätkata. Võiklus 2025 aastal ja pealetungi murdmine 2026 aasta keskpaigas tähendab lihtsalt seda, et sisemine kokkuvarisemine on palju lähemal. Lisateabe saamiseks vaata seda videot ja nagu alati, ära unusta tellida The Military Show'd, et saada uudiseid ülemaailmse geopoliitika kohta.